Hooajal on kokku minemas siis meistriliigas BSC Thunder Hacker ja BSC siin siis saab näha esimest lakmust tõesti, kuidas läheb. Ning ametlikus mängudes siis Nõmme BSC Olipet oli No nii, Rannajalgpalli siin Pärnu Rannamäel taas jätkumas on. Teine mäng, Thunder Hacker ja Nõmme Olipet vastati minemas on. Eelmise hooaja teine ja kolmas meeskond võrdselt pankudel lõpetasid eelmise hooaja, mis tõttu tasub ju eeldada, et tuleb võrdsete meeskondade mäng. Proovime kiirelt hetke meeskonna koosseisud. Thunder Hacker siis number 1 oma Kevin Soovaluste, 10 Eger Heinure, 17 Bruno Roosnurm, 8 Erol Kigaste, 11 Gregor Cedric, 14 Henri Remmelgas ja 25 Margus Koppel. Ühtegi uut nime siin Rannajalgpalli sõpradele olla ei tohiks, meeskond ju aastaid kokku mänginud. Ja tunamullune siis Eesti meister Nõmme BSC Olipet, number 1 Vaiko Tammeväli, number 3 Rando Rand, 5 Priit Mäeorg, 6 Hendrik Arikosk, 7 Indrek Pall, 8 Werner Uibo, 10 Aleksandr Zahharov, 12 Martin Rimmel, 15 Andres Aliko, 19 Eduard Lannar, 20 Erik Toom ja number 21 Rain Hindrimäe. Ette võristasin mõlema meeskonna koosseisud. Väljakul jookseb siis ka eelmise hooaja Rannajalgpalli väärtusliku mängija, parim mängija Rand, kes siis oli 30 taamusega ka suurim väravavõitja mullu. 2011 võitis ta selle au esimest korda, nii et mehel juba korralik taust Rannajalgpallis olemas, 2015 olid ta ka aasta treeneriks. Nii et vaatame, mida Thunder Hacker ja Nõmme Olipet siin mängus pakkuda suudavad. Esimeses mängus nägime puuterist väravat, Kaugur Enemat purustas, 1 värav Element Masteri 11-5. Nii et saab olema näha, kuidas meeskonnad siis siin vastu peavad. Ervin Stühvigas mängib lahti, Kevin Soovaluste kohe minemas on ka, aga jääta seal hetkel ikkagi praegu natukene jänni. Ja ette tsooni, aga ei tule ja nüüd Hindrimäe kaugelt, aga see lendab üle kõikide võrkude. Soovaluste lükkab tagasi ringile. No vaatame, rinki on väga maias peale lööma, seda ta kohe teeb ja väga ohtlikult teeb. Tammeväli ikkagi tõrjub selle palli, aga üldse mitte kindlalt, rink neid väravaid on vablas lööma. Talle meeldib sealt kaugelt peale uhada ja tihti need nahkerad ikkagi võrku lendavad. Nüüd Soovalustel on ruumi, üritas seal leida praegu Ervin Stühvi, aga asjatult. Jätkuvalt nüüd seal see väljaku alumine nurk siit kommentaatori putkast. Paraku sinna ei näe, mis seal toimub. Nii et monitori ka korduste vaatamiseks ei ole. Loodame, et sinna sellest midagi kaduma jäänud. Kevin Soovaluste müüb Priit Mäeoru maha, aga kohtunik Vile vaikib ja lükkab tagasi ringile selle palli. Ette tsooni nüüd on Ervin Stühv seal aktsioonis, aga Hindrimäe tuleb vastu ja võtab selle palli ära. See pall läheb auti ja nüüd Vaiko Tammeväli saab rahulikult palli mängu panna. Külje audist siis, jah. Palm lükkab tagasi, Tammeväli. Hindrimäe lükkab samuti tagasi. Ei ole lihtne seda mängu esitada. Annika Zahharov siis ründefaasis Nõmme Olipet seda palli nolimas. Nüüd vahetatakse esimene võimalus selle jaoks. Thunder Hacker samuti ühe vahetuse jõuab teha, tuleb ka teise Henri Roosnurm ja Gregor Cedric siis.
väljakule. Henri Remmelgas samamoodi, vabandust, Bruno Roosnurm, jah. Siin nimed on küll tuttavad, aga vahepeal lähevad sassi ikkagi. Rannar nüüd, aga noh, ei leidnud see pall. Ei jõudnud see pall omadeni ja ei saanud Uibo seda kätte. Rando Rand siis ka platsil, eelmise hooaja parim mängija number 3 siin hetkel peale minemas. Thunder Hackeri mängijatele. Cedric. Ringiga nüüd koos, kes jõuab? Ei jõua Uibo ikkagi sellele pallile. Nüüd Roosnurm saab uhada kaugelt peale, aga uhab selle palli ikkagi üle värava. Ettesooni, ei saa Rand seda palli kätte. Kaitsefaasis teeb Roosnurm head tööd, aga nüüd Rand palliga, vaatame, kus ta jõuab. Suudab ilusasti leiab Rannar üles, aga see löök ei jõua kuhugi ja noh, see Indrek Palmi üritus jõudis küll kuhugi, aga väga vales suunas jällegi pallipoistele tööd andma. See pole kindlasti see, noh, see on see, mille pärast nad siia on tulnud, aga kindlasti nad pigem hea meelega naudiksid samamoodi ilusat rannajalgpalli, mitte ei sivliks kogu aeg nahkeradele järele. Nüüd Roosnurm on võimalus seal aktsioonis kõvasti pusib Oliveti mängijate vahel, aga lõpuks peab ikkagi Cedricu kaudu tagasi tooma selle palli ja Ringile. Ja Ring kas läheb ise lööma, lükkab seal Remmelgasele, aga Remmelgas natukene lohakalt seda palli omaks võttis ja üle otsajoone. Tammeveli jätab nüüd Mäeorule. Rand. Aga ei saa ja lükkab tagasi Tammevälile. Mäeorg uuesti. No vanad kalad üritavad siin Thunder Hackerit välja meelita, aga no ei ole selles suhtes midagi üllatavat, et Thunder Hacker teab küll, mis Oliveti plaan on, ei hakka ka nemad uisapäise sinna aktsioonil enda pigem seisavad targalt, nagu Tarmo Rüütla armastas seista, et pigem targalt seista, kui lollit joosta. No nüüd Ring kaugelt löömas, oli seal ka väike käehõng Rando Randi poolt, aga kohtunikud seda ei vilistanud ja mäng jätkub. Mäeorg nüüd, aga jõuab Erol Kigaste jalga ette panema ja pall läheb üle küljejoone. Mäeorg nüüd out ise, mängu panemas. Randi peale ei saa sinna kohale. Nüüd kaugelt Rannar, ei, takerdub Thunder Hackeri mängijatesse. Ja Kigaste nüüd teisel äärel. No jällegi vahetused, tundub, et esimene ešel on Thunder Hackeril tagasi. Kevin Sooaluste. Egert Heindare samuti väljakul. Nii et natukene ikkagi roteerivad oma koosseisudega siin. Nii, Ring nüüd kaugelt, ei jõua see Uibost kaugemale. Aunst Anika on see, kes palliga hetkel lükkab tagasi Tammevälile. Ette nüüd on seal ruumi jätkupall, aga ei jõua see Randile. Rannar. Pusib, kohtunikud viga ei vilista ja näitavad, et mäng küll jaudis edasi. Mäeorg aga lükkab tagasi Tammevälile. Nüüd Mäeorul lendatakse sisse jõuliselt, aga midagi ei ole. Ermin Stüff virrutab kaugelt peale, aga Vaiko Tammeväli on valmis ja toob selle palli ilusasti Panteri hüppega ära. Ring nüüd. Remmelgas. Lükkab äärele, ise sõstub keskele. Ei tule sinna kohe seda palli tagasi. Ermin Stüff nüüd kavalalt lööb, aga Tammeväli taas on valmis. Nüüd Tammeväli peab aktsiooni minema. Ei näe, mis täpselt toimub, aga tundub, et sai palli enda valgusesse ja pikk ette. Sahharov ei saa palli omaks. Ring Kärmelt. No mängus on ikkagi tempot kõvasti rohkem kui eelmises mängus. Mehed on võrdsed, kõva andmine käib, väravaid ei ole tulnud, aga selle eest mäng on palju intensiivsem ja
ja võitlust on väljakul ikka kõvasti. Ervin Stüff nüüd jätab Kigastele selle palli mängu panemise. On see Heindarist jah. Nüüd Ervin Stüff peaga, aga läheb ikkagi väravast mööda. Palm palliga. Ette tsooni, aga ei jõua see pall omadeni. Kaugelt üritab nüüd jälle Ervin Stüff on kõmmutav siin nüüd parema vasaku jalaga ja peaga, aga sihik on isegi enam-vähem paigas, praegu nendes küll üle jala, aga no teada on, et mehele meeldib väravaid lüüa nii rannas kui ka saali jalgpallis, mida ta terve aasta kaasa tegi. Nüüd seal väga ohtlikult mängib Tammeväli, kas ta ikkagi jah, saab palli lõpuks kontrollile, aga no Remmelgas oli peaaegu tasuta väravat saamast sellest olukorrast. Nägime, kuidas Indrimäe üritas peale lüüa. Pall nüüd läheb, näidati, et teeme kombinatsiooni 3. Indrek pall nurgale kandma läheb, nüüd vaatame, mida see tähendab. Indrimäe peale ja tagant post tuleb Aniko, kes virrutab otse õhust vasakuga selle palli kõrgele kaugele rannavõrkpalli pätside suunas. Edvin Stüff nüüd. Jätab kõrvale. Heindare. Ette tsooni Ervin Stüff ja nüüd saab, aga ikka ei tule seda väravat Ervin Stüffiline ja Tander Äkkerile. Nurgalöök, vaatame, mis kombinatsiooni nemad välja võluvad, kui Nõmme Olivet tegi number 3, siis Tander Äkker näiliselt nii avalikult ei ütle, mida nad teevad, aga kindlasti mingi plaan on olemas. Sööstud toimuvad ja taha tsoonid Sooste! Üle Puusa ja Kuulsaali poole see pall. Sa põrkasid karistas kokku Ervin Stüff on maas ja kes tundub, et Indrek Palm on Nõmme Oliveti poole pealt ja lastakse igaks juhuks siis kamraadidel veepudelitega appi tulla. Vesi peale, veega tuleb ka liib maha pesta ja nii on natukene kõigil toredam, aga tundub, et Indrek Palm ei taha ka üldse liigutada seal praegu. Loodan, et midagi tõsist siiski ei ole. Teame, siin esiliigas on juba mõned mehed ka haiglasse pidanud minema, mis on natukene kurvem saatus. Loodan, et midagi tõsist ei ole. Aga teine mäng jätkuvalt 0-0 ja Tander Äkker Nõmme Olivet ühtegi väravat, löönd ei ole, aga mängu on kõvasti olnud, meeskonnad on võrdsed, mida vihtab ka selle eelmise aasta punktitabel, kus mõlemad kogusid 35 silma. Enne viimast etappi ju tegelikult oli isegi rohkem võimalik seal koguda, aga lõpus lagunes mõlema meeskonna mäng natukene ära ja Augu Lõnemat ikkagi meistritiitli endale lunastas. Aga jah, Indrek Palm jätkuvalt seal pikali on, näidatakse sai Oimu kohta või ühesõnaga mängu seisak ikkagi praegu kurb on, vaatame, mehed seal väga tegelikult ollakse ikkagi rahulikult ümberringi, aga sellised mängupausid alati natukene hirmutavad. Eriti kuna siit vaadates tundub, et tegemist on peavigastusega sammuti, et arstikohver igatahes seal on, mehed vaatavad, mida sealt võtta, kasutada. Ütleme nii, et Ervin Stüff on juba vahetusmeeste pingile tulnud, aga ka tema hoiab jääkotti endal pea Oimu kohal, nii et ilmselt mehed pead kokku panid. Ervin Stüff natukene selgema pildiga. Palm sai jah, hoiab paremalt Oimu kohast kinni. No vähemalt samm on sirge, ise ta väljakult ära tuleb, need on positiivsed nähtused. Millegi muu põhja meil praegu hinnata seda tervist ei ole, meil neid arste ka ei ole, kes peapõrjutus kontrolli läbi viiksid, nagu siin jalgpalli meistrite liigas Jan Bertongelene tehti. Kõva peapõrjutuse kontroll pärast mida mees ikkagi tuikus ja öökis seal Pätsi kõrval, aga loodame, et siin nii hulluks asjad ei lähe ja mäng nüüd jätkub seisult 0-0. Indrimäe, aga noh, see pall lõpetas ikka publikus. Soo alusta nüüd, lükkab tagasi ringile. Ja on hea löök, päris hea kukkumise pealt sai seal. Kukkumise pealt sai Kigaste lüüa. Ei ole üldse halb üritus, ega Tammeväli väga ei kontrollinud seda olukorda, aga lõppes kõik positiivselt ikkagi Nõmme jaoks. Tammeväli nüüd.
näitab Mäeoru, et tule vastu, sinna läheb ka pall. Rand ja Annika on nüüd eestsoonis, Rand käärlöögiga ja ei olnud üldse paha löök, eelmisel aastal tema 30 avamisest nii mõnigi käärlöögist see sündis, praegune ei olnud ka kaugel, ei olnud üldse kaugel. Ette tsooni, Rand ise vahel, aga ebatäpne on see jätk. Sooaluste on vasaku ajaga, aga ebaõnnestub see löök. No õnnega pooleks nüüd Nõmme saab tulla Hindrimäe. Lükatakse selgalt nahaalselt, Cedric lihtsalt käega lükkas selga. Aga kohtunikud ei vilista ja kaitsetsoonis siis Nõmme nüüd tulema hakkab. Tamme oli ette. Rand läheb aktsiooni, Roosnurm võidetakse ära, kas suudab jätkata ka, aga ei jõua see pall temani tagasi, appelleerib küll Kigaste selles olukorras käele, aga kohtunikud seda juttu ei kuula, nemad tahtliku käemängu selles olukorras ei näinud. Võt nüüd jääb vastuse võlgu, et kui Muru jalgpallis oli see muudatus, et käega mäng on käega mäng edaspidi, kasti mõttes siis kuidas on ranna jalgpallis need lood nüüd, no Tander Äkker jõuab sellele väravale üha lähemale, aga praegugi Kigaste üritus ikkagi napilt väravast mööda. Aga jah, ütlen, jään vastuse võlgu, kas sel suvel ka rannajalgpallis suuri reeglimuudatusi toimus. Sellega ei ole jõudnud ennast kurssi ja järgmiseks etapiks kindlasti saan ka nii-öelda uuenenud reeglid ette võetud. Et olla selle koha pealt targem ja see viga parandada. Rand nüüd lükkab palli auti. Ja kui ma siin enne hõiskasin, et ei ole võib-olla 30-kraadiline leitsak ja pigem selle tuulega ongi hea väljakul olla, siis ega meeste nägudest on ikkagi näha, et kui sa seal 2-3 minutit täiega rassid selle liiva, siis on ikka kops täiesti koos, et tulevad siin Tander Äkkeri mehed täiesti vaakudes juba pingi suunas ja esimene hooga ikkagi haaravad veepudelite järele. Rink nüüd üritas kaugelt lüüa. Jätkuvalt kohtumine siis 0-0. Tander Äkker ja Nõmme Olibeti vahel ja avaperioodi siis on paar minutit ainult mängida. Erik Toom saab ka löögile, saab ja ka nüüd seal takerdub see pall natukene kinni ja kommentaator oli ka korraks eluohtlik, see pall tuli täpselt siia telgi suunas, aga pihta see telk, mitte mina, nii et kõik on hästi. Määr nüüd, tsooni. Ei leidnud see omasid. Toom lükkab tagasi. Rannari löök ja nüüd Sahharovi võimalus, Rink läheb sinna tsooni ja mis nüüd vilistatakse siit olukorrast ära? Kas enne oli viga või nüüd see Ringi vigi? Vilistati hoopis, et periood läbi. Ei olnudki midagi põnevat siia lõppu, Sahharov jääb ennast maha koguma, no tal on õnneks aeg ennast koguda, kogume ka meie, kogume ka teie. Optibet, mõnevate elamiste kodu. Optibet, rohkem kui mäng. Eesti rannajalgpalli tantsujuurde daamid ja härrad, palun aplausi. Ja meil käimas siis mäng. Kui saite kordusi nautida, siis kindlasti oli mida nautida, kui saite nautida tantsutõrukut, siis oli ka mida nautida. Seega silmarõõmu oli
vahet pole, kumb pilt teil parasjagu ekraanil jookseb, mina jätkuvalt seda ei näe. Mainin seda korduvalt ja korduvalt siin ülekande jooksul, pean kõike laivis kirjeldama ja näeme, et Indrek Palm on tagasi väljakul ilusa sideme turmaniga. Aga rõõm on näha, et mehel ikkagi kõik selles mõttes korras, et saab tagasi platsile tulla mängida. Nõmme siis teinud ühe lükke, et Martin Rimmel on Vaiko Tammevälja asemel tulnud teiseks perioodiks väravasse. Vaatame, Tammeväljal oli ju vaba perioodil väga palju tööd, et selles suhtes ega ta halvasti nende ülesannetega hakkama ei saanud, aga tööd oli palju. Rimmelil kingad, mõttelised kingad, täita suured. Nurgalöök nüüd. Ja Nuibo seda andmas. Tahab hästi. Ja ei olnud üldse. Nii, oleme tagasi ka heliga ja saavad siis nõmmekad nüüd oma karistuslööga oskusi näidata. See Edovaldile antakse see karistuslööga õigus, jah. Annar Edovald liivakuhja tekitamas ja nahkele sinna peale asutamas on, nii et Edovald versus Ronald Rink ja juba mõnekümne sekundi pärast oleme targemad, kes kelle üle mängib, kui üldse. Ja karistusveeki asub sooritama Rannar Edovald. Edovaldi löök, aga ikkagi läheb 1,5–2 meetrit üle värava ja Rink ei pidanudki oma käsi määrima hakkama selles olukorras. Tagaliinis rahulikult üritavad meelitada Nõmmet välja, aga nii lihtne see muidugi ei ole. Ervin Stüff nüüd. Heindare üritab sooalustat leida. No õnnega pooleks jõuabki pall temani, aga sealt on sunnitud Tander Äkker selle tagasi väravaht Ronald Ringile mängija. Rink nüüd sooalusta. Murrab ilusasti läbi, on keskel ka kamraade otsustas peale lüüa, aga näitas Martin Rimmel, et saab ka tema tõrjitööga hakkama. Ilusasti nüüd üritati kombineerida, aga see Ervin Stüffi rinnajätk ei jõudnud seal Heindarele. Ervin Stüff Indrek Palmi vastu, no ja Stüff saab ka sealt keerutama hakata, aga ikkagi mööda. Uibo nüüd lükkab Palmile. Palmi on vähemalt oma sidemega nüüd hea lihtne väljakul ära tunda, mitte et muidu meest väga keeruline näha oleks ikkagi tegemas pikahastusmängu. Nüüd Rimmel üritab kaugelt lüüa, aga see kerib täielikult üle jala ja Palm räägib ka, et rahu, et ei ole vaja siin niimoodi peale udjada iga nurga pealt. Nüüd Rink kavalad kohe ette, aga Palm peaga vahele. Kigaste olid on selja taga noolimas. Kigaste peale nüüd jätkub keskel, aga jõuab isegi ja on olemas. Gregor Sedrik on see mees, kes siis teisele perioodil Tander Äkkide juhtuma viib ja esimene värav selles mängus olemas ja Martin Rimmel ikkagi peab oma selja tagant selle palli välja võtma, et kui esimese löögiürituse suutsid ära tõrjuda ja ka teise, siis nüüd mängid teda üle ja Tander Äkkide teine nelik oli siis see, kes kohtumiseks selle värava sepistas. Nüüd vaatame, kuidas Nõmme Olivet sellest olukorrast välja hakkab tulema. Igatahes kapten Anniko ja Rando Rand palli juures mõtlemas, kuidas nüüd vastu nõelata. Anniko lööb kaugelt peale, aga see Tander Äkkeri meeste müürist läbi ei lenda.
Rink kaugelt ja nüüd jällegi Rimmel on ikkagi natukene raskust selle tõrjedega praegu. Kui kaks võrdset väravat on, siis muidugi mõlemale tuleb mänguaega. Ahedani ja peatreeneri valikute küsimus, midagi muud öelda ei ole. Nüüd selles olukorras, nüüd kas saab Rand selle palli või Roostorp ikkagi jõuab seal, no Rand lõpuks sai selle palli endale läbi küljeaudi abiga, aga ohtlik olukord ja sealt ei sündinud kohe. Aniko Rimmelile tagasi. Mäeor, kas jõuab? Remmel, kes tuleb sinna vahele, aga ikkagi jääb Olivetile ja nüüd Aniko vasaku jalaga. Ei olnud üldse paha löök ja oli seal ka Hindrimäe väga lähedal, et saaks kannaga seda palli jätkata ja suunata. Aga 1-0 kaotuses, siis Nõmme Olivet jätkuvalt, vaevu minuti on nad seda olnud, aga kaotuses on hetkel tõsiasi. Rink nüüd kaugelt, ei, see ei mul lähe. Randa jääb see pidama. Ando Randa siis, ma ütlesin Pärnu Randa. Mäejärg jätab seal nüüd rannale, kas Rand saab ka öögile? Saab, aga sellest olukorrast kaitsed jõuavad ikkagi piisavalt segama, nii et nurgalöök. Mängitakse taha posti, aga see nüüd Kigastes kaugemale jõuab. Kigaste nüüd kaugelt lõpp peale, ei olnud üldse paha lööka, ikkagi natukene mööda ja Rimmel kontrollis olukorda. Mäejärg ette tsooni, Rand võtab palli avaks, kahe mehega Soolust läks seda kas nad trügima ja tagant Hindrimäe nüüd jätab rannale kolme mehe vahel ja ikkagi suudab Rimmelile tagasi lükata. Natukene pikk pass, Aniko selleni jõudnud ja Tander Äkker tulemas, Rink. Ervin Stüff nüüd. Lööb peale, aga meeter mööda. Ja Rimmel lükkab palmile. Ette tsooni, Aleksandr Sahharov saab omaks ka, aga Soolus ta lõikab palli vahelt. Nüüd on olemas Ervin Stüff ees, aga kas saab Aniko ikkagi piisavalt segada? Ja vilistati viga selles olukorras. Andres Aniko patustajaks. Ei, Indrek Palmile antakse kollane kaart. Ja Ervin Stüff saab nüüd siis enda karistusveegi oskusi näidata. Eelmisel aastal Stüff neid penaltid ikkagi pigem realiseeris. Kokku jõudis ju üle 20 tabamuse tema nimele. Vaatame, kuidas tänavu läheb. Hetkel ühtegi väravat tal sel hooajal kirjas ei ole. Nii et Ervin Stüff versus Martin Rimmel. Ja Rimmel saab küll jalaga seda palli natukene puudutada, aga löök on siiski piisavalt tugev. Ervin Stüffi löök väravasse läheb ja mänguseisus 2-0 teeb. Nõmme Olivet siis ootamatult selle perioodiga 2 tükki endale sisse imenud. Ja nüüd peavad nuputama. Kuidas siit olukorrast välja tulla? Sahharov ja Palm nüüd sõjaplaani paika panemas. Sahharov võtab kõksib endale ette nüüd seal Uivole ja näidatakse, et tuleb uuesti. Jah, tuuakse see olukord tagasi ja lastakse uuesti lahti mängida. Ja nüüd Sahharov kaugelt, aga Ervin Stüff likvideerib selle ohtliku olukorra, saates selle palli jällegi kuulsaali poole teele, nii et pallipoistel natukene müttamist. Ja Uibo läheb nurgalööki andma.
Nõmme nüüd tagant alustamas. Rimmel lükkab Palmile. Edovald on teisel äärel. Uibo teda paremalt poolt toetamas. Edovaldile lükkabki Palm tagasi Rimmelile. Ja nüüd ette tsooni Sahharovi peale. Ei näe seda nurka. Sahharov ei suutnud sealt midagi olulist ohtlikku tekitada, nii et Sander Äkker tulemas. Ervin Stüff nüüd vaatamas kuhu, mida, keda. Sooloste paneb ploki ja väga-väga kavalalt selles suhtes Kevin Sooloste tegi korvpalliliigutuse. Läks kattesse Indrek Palmile, Ervin Stüff tõmbas kohe parema jala peal, üritas virrutada, aga oli Werner Uibo selleks valmis ja peaga selle palli minema lõi. Edin Stüff nüüd nurgalöögiks, Sooloste, aga läheb natuke üle tala ja lõpetab Sale Kokki telgi katusel. Palm kõrvale, Edovald. Uibo. Rimmel lükkab uuesti Palmile. Küli audist saab Nõmme jätkata. Läheb tsooni, aga üle kõikide mängijate peade, nii et Soolost omakorda paremalt häälelt tõusmas. Siis läheb lööma, Ervin Stüff on ootamist keskel. No, Sahharov sai piisavalt kaitsetööd tehtud ja selle olukorra likvideeris siin praegu. Tahaga jääb see sööt lühikeseks, nüüd on Nõmmel võimalus, Sahharov saab venema ka ja Sahharov lööb mööda. Ei, Rink tõrjub, jah, nurgalöök siit olukorrast. Rink juba natukene juubeldas ka selles olukorras, Nõmme teeb vahetusi. Või ikkagi lõi mööda ikkagi puhtalt, jah. Sahharov selles olukorras on natuke lubamatu eksimus. Nüüd Edovald seal rikkus Bruno Roosnurmi vastu reegleid ja Roosnurm saab kaugelt karistusega oskusi näidata. Hooljooks mõõdetud ja Roosnurm mängib Remmelga selle lahti. Remmelgas kohe jätkab, Rimmel ei saa palli omaks, aga nüüd seal paras pusimine Nõmme väraval. Anik hoiab palli mängus, kas suudab ka vasakut äärelt jätkata? Ei suuda, aga pall jääb siiski Nõmmele. Indrimäe, aga see takerdub. Ja Nõmme nüüd jällegi natukene rahustab mängu Rimmelile pall. Anika lükkab Rannile. Rimmel ette. Rand, aga ei saa palli omaks ja nüüd Sander Äkker tulemas. See oli natuke optimistlik üritus Cedricu poolt, aga üks on ju Cedricul kirjas, et miks mitte proovida niimoodi. Anika. Indrimäe. Ette, aga see vise oli nüüd natukene ebatäpne Rimmeli poolt ja natukene ei mõistnud teineteist Rand ja Rimmel selles olukorras kõige paremini. Rink nüüd ette. Ei saa Roosnurm seda palli omaks. Kigaste paikamas olukorda ja andmas Ringile teise katse võimaluse. Remmelgas vasakuga peale, aga ikkagi tublisti väravast mööda ja Rimmelit see õigesti ei ohustanudki. Vasakusse tsooni, seal kus pilti ei ole, aga mida kohtlik õnneks ei sündinud. Ja ei suuda siin praegu palli mängus hoida Stüff ja läheb see Nõmmele üle. Rimmelile tagasi. Palm ikka lükkab tagasi, nüüd jällegi lihtsalt lootuses
äkki see pall Ovadini jõuab, see nahkele ette virutatakse, aga ebatäpselt ja niimoodi Nõmme rünnakud kusagile liiga ohtlikuks. Ronald ringi väravale ei saa ja nüüd Kevin Sooalust on hoopis lähedal, et Sander Äkker kolmas lüüa. Ei ole Nõmme ohtlikuks saanud, et ka Rando Rand seal ees teda mitme mehega võetakse ja kaitseda on ikkagi hea. Praegugi seal Gregor Cedric teda kogu aeg atateerimas ja kui üks mees väsib, vahetatakse seda kohe välja, aga Rand ju samal ajal puhkust ei saa seal mürades. Palm. Rimmel mõtleb, mis teeb. Kaugel peale lihtsalt. See kaugele ei jõua, Sooaluste virutab hoopis vastu. See oli ohtlikum nendest kahest löögist, aga ikkagi meetrikes ei jagu üle värava. Nüüd Ervin Stühv võidujooksus, aga Palm tuleb vahele ja hoolimata sellest peavopsust ikkagi julgelt. Nüüd Palm ise minemas, jaksab kõrvale Annikale lükata, jaksab, aga Annikal läheb natuke pall selja taha. Ervin Stühv seal kõvasti kaitsetööd tegemas. Annika Indrimäele. Indrimäe ette tsooni, aga ei jõua see pall Annikale ja nüüd Edin Stühv kiirrünnakul ei lähe, natukene rahustab. Sooalusta muidugi toetab seda vasakule äärele, aga lükkab paremale vennale Ervinile. Ervin nüüd vasaku jalaga üritas, aga see löök liiga kaugele ei jõudnud. Ja viimased sekundid on käimas. Teine periood siis kohe lõppemas on. 2-0. Sander Äkker hetkel selle kohtumist juhtumis on ja kohtunik Vile Suus, nii et 2-0 eduseisus siis Sander Äkker väikse võtluspausi võtab, Nõmme Olivets Haavadi mõtleb ja nii kaua naudime kordusi või tantsutõlkuid. Kui on esiliiga meeskonnad Schöttli ja Ärilaen siin, siis tulge protokolli täitma. Nüüd aga daamid ja härrad. Optibet, põnevate elamiste kodu. Optibet, rohkem kui mäng. Suurukud olid teie ees ja jätkame mänguga, kus siis Ranelpalli meistriliigas on algus BC Sander Äkker juhtimas Nõmme BC Oliveti vastu 2-0. Ühtlasi väike teadaanne, et Jotka Fellini esindaja, kui siin oled, tule ja täida mänguprotokoll. Ja sama pädeb siis Optibet Allstarsi kohta ning Ärilaen samamoodi. Ehk siis esiliiga mängud käimas. Viimane periood kohe algamas ja Sander Äkker 2-0 eduseisus. Sellele vastu minemas ja palliga mängu panemas. Mängitakse siin nüüd Runo Roosluur, mulle see pall ette, aga löök küll tugev, aga ebatäpne. Nõmmel siis Maiko Tammeväli taas väravat Martin Rimmeli asemel. Rimmeli perioodil just need 2 väravat, mille löödi. Tagantjärele saab võib-olla isegi ju siis tark olla, et äkki ei oleks pidanud seda vahetust tegema, aga noh, otsus on otsus ja vähemalt ei võetud Rimmelit kohe pärast väravaid.
pingile, ega need otseselt tema süü läbi ka ei sündinud, aga siiski statistikasse vaadates on protokoll täpselt selline. Nüüd on suurepärane võimalus, kas saab ka palli omaks Kigaste ja nii ongi Erol Kigaste. Viimasel hetkel nägi, kus see pall on ja Varpa selle lükke tegi. 3-0 ja ikkagi ka Vaiko Tammeväli on võimalik üle mängida. Nii et Nõmmel nüüd siis 0-3 seisus nukutada vaja hakata. No minuteid ju selle jaoks teil jagub, aga senine mäng ei ole olnud liiga lubav selle koha pealt. Liiga ohtlikuks Nõmme saanud ei ole, pigem on olnud Tander Äkker lähemal isegi 4. ja 5. kui Nõmme oma esimesele. No nüüdki see Ahharevi löök siin takerdub kaitsjate jalgadesse ja tegelikult üldse Roolad ringi väraval ohtu ei kujuta. Tõsi, Sahharovil endal oli üks väga hea 1-1 võimalus, kus ta ikkagi oleks pidanud selle palli väravasse lööma või vähemalt Roolad ringi nii-öelda tööd andma, aga ei suutud endine Eesti koondislane seda olukorda ära realiseerida. Nii et 0-3 kaotusseis siis tõsiasi hetkel Nõmme jaoks ja kaitsetsoonist nüüd siis Priit Määrg mängu alustamas. Sahharov. Teisele äärele Määrg. No taga keerutavad seda palli, aga ettepoole ei ole lihtne liikuda. Uibo kaotab selle palli ja nüüd vaatame, et siin ohtlikult uuesti nõelatakse. Cedric lõi ja tagantjärele võetakse sealt olukorrast viga ka, et löögi hetkel Uibo ikkagi läks niimoodi seal segama, et määrust vastaselt Cedricu maha niitis. No ei ole Uibo rahul, aga kaarti siit ikkagi talle ei tõuse. Nii et Gregor Cedric, kes siis kohtumise skoori avas, saab proovida enda teist ja Tander Äkkeri 4. Aga selleks on vaja üle mängida Nõmme värava suul olev Vaiko Tammeväli. Jooks tuleb ja Cedricu löök ka. Vaiko Tammeväli on üle mängitud. Gregor Cedric lööb enda teise, Tander Äkkeri 4. Ja no, praegu tahaks küll öelda, et see mäng on juba ikkagi otsustatud. Ta on tasavägisem olnud kui esimene kohtumine, kus siis Augur Õnnemätt võitis üksjalg väravat Elementmasterit 11-5. Selles mõttes on kohtumine tasavägisem olnud ja avaperioodil ju lõpeti täiesti 0-0, aga ei ole Nõmme oma rünnakumängu tööle saanud, et sellised plaanid ongi olnud. Mängime palli Rando Randile või Aleksandr Sahharovile ette tsooni jalga, äkki ta suudab seda hoida ja siis kas pöörde pealt lüüa või kaasa rünnakule haarata. Siiamaani need plaanid toitud pole ja rohkem plaane näiliselt minule siia kommentaatori telki jõudnud ei ole, rohkem selline äärest äärele kõigutamine ja keerutamine. No see ringi üritus nüüd Kevin Sooalustele oli natukene liiga optimistlik ja ei jõudnud Tander Äkkeri ründaja selle pallini. Alm ka Brandile. Tagasi Tammevälile. Ja pikk ette, Randi suunas. Peaga suudab jätkata, aga Rink püüab selle kerge vaevaga. Ja Tammeväli võtab selle omakorda. Nüüd siin on Randil võimalus, aga hakkas hoopis kaasast otsima. Selle asemel, et sealt saaks ise peale üritada ja lüüa. Annika nüüd Palmile. Palm laseb natukene palli liiga pikalt ette, aga no suudab selle ikkagi omadele võita. Hindrimäe nüüd. Annika.
jookseb ja nüüd ikkagi Ervis Tühv lõikab palli vahelt ja on 5 olemas. Ervis Tühvi teine, Tander Äkkeri 5 ja niimoodi need väravad sünnivad. Midagi pole teha, ei oleks pidanud Annika hakkama seda palli vedama selle keskpeljal niimoodi. Saan aru, et tal oli endasse usku või siis ta ei uskunud Ervin Tühvi. Ei tea, kumb lause on selles olukorras õigem, eks tõde on seal kusagil 2 vahel, aga paratamatu oli see, et selles olukorras palli kaotus tuli ja Ervin Tühv selle kohe ära kasutas. Oma teine ja sellise tasemega mees 2 korda ei küsi. 5-0 või pigem ootamatu. Enne mängu sellist skoori ei oleks tahtnud öelda. Arvestades, et meeskond küll omavahel vastamisi läinud, aga kui Augur Enemat ja Nõmme United Nõmme Olipet läksid vastamisi superkarika finaalis, siis ju 5-3 Augur Enemat peale ei, ehk siis ka seal see ülekaal ei olnud nii suur. Nõmmel ikkagi mängumasin töötas. Täna on olukord natukene kurvem, aga vaatame. Äkki nad saavad selle siin veel viimaste minutitega tööle, et õhtul, kui nad teist korda veel väljakule tulevad, kell 5 lähevad nad 1 jalgvärav Element Masteri vastu. No väga hea tõrje nüüd Tammevälilt võttis ära selle Edwin Tühvi löögi, aga kui Nõmme kell 5 teist korda väljakule tuleb, et siis see mängumasin paremini töötaks, sellepärast et kui nad siin punkti kaotavad, siis halb muidugi, aga saab ikkagi öelda, et vastane oli siis parem, siis 1 jalgvärava vastu nad kindlasti punkti kaotada ei taha ja ei tohi, kui nad vähegi tahavad siin uue süsteemiga Rannajalgpalli meistriliigas konkurentsis olla. Tänavu ju 5 meeskonda ainult meistriliigat mängib. Süsteem selline, et kõik mängitakse siis 3 ringis omavahel läbi, kui ma nüüd ei eksi. Ja 4 parimat jõuavad siis play-offini, et 1 meeskond peab kõike seda medali saagat pealt vaatama hooaja lõpus ja selleks keegi olla ei taha. Kõigi eelduste kohaselt peaks olema 1 jalgvärav Element Master. Eelmisel hooajal nad ju 5. kohaga lepsid, ehk siis sellest nelikust selgelt maha jäid, aga vaatame, mida see hooaeg tooma hakkab. Nüüd Rando Randil on hea võimalus, aga Rink lihtsalt võtab selle palli siin alla nurka mineva palli ära ja ei saa Nõmme Olipet kuidagi seda väravat siit kätte, mida neil hirmsasti vaja oleks lihtsalt kas või väikeseks motivatsioonisüstiks. Ei jõua ka see pall omadeni ja nüüd Mäearg rahustab, lükkab Tammevälile. Tammeväli kaugelt. Ei olnud üldse paha üritus, aga Rinkik püüab ja Tander Äkker siin väikest väravahtide vahetust ka tegemas. Margus Koppel riided selga panemas on, et tundub, et ka tema saab Ronald Ringi asemel mõned minutid siin mängu lõpus kätte. Remmelgas nüüd ei saa ja Mäeorg. Ja ikkagi jääb natuke nõrgaks see sööt, et Rando Rand sinna jõuda võiks. Ja see pall jõuab nüüd seal Kigast või Cedric. Kigast oli seal olukorras ja nüüd Sahharov saab käärlööki pröövida, aga ei saa jõudu sinna palli taha, nii et ikkagi Rink püüab selle. Remmelgas nüüd palli mängu panemas. Nii, Ringile tagasi. No, Rinki ikkagi tahab ühte äravat endale ka saada, aga praegu seda veel ei tulnud. Indrimäe. No jõuab Mäeorule see pall, aga ikkagi on sunnitud tagasi mängima Nõmme. Nüüd ette Sahharov saab ilusasti hoida, nüüd on võimalik sealt rikitada, aga ei mõista üldse Indremäega teineteist ja nüüd siis Kigasti lükkab keskele ja seal on olemas, aga Edwin Stühvi löök ikkagi lendab üle värava. Loodan, et mäng on põnev, mina siit hetkel midagi ei näe. Aga kõik võrdlemisi passiivselt seda jälgivad, nii et külje out tagasi Ringile.
võidab nüüd Elvin Stühv palli vahelt, aga Mäejaurg likvideerib ohtlik olukorra sellest. Uibo nüüd kaugelt üritamas ja isegi jõuab pall ringi väravani, aga noh, seal muidugi probleeme ei ole ja rink nüüd rahulikult trikitab seal. Kevin Soo alustage natukene. Ervin Stühv lööb peale, ei olnud üldse paha löök, aga meetrikese väravast mööda ja Tammeväli kontrollis seda Olibeti väravast samamoodi. Sahharovile. No nüüd siin jah, Sahharovi sööti ja natukene liiva kinni ja Tammeväli hädaolukorras oli sunnitud selle lihtsalt auto lööma. Ja ongi, Margus Koppel siis Tander Äkkeri poolt väravasse läks, saab oma mõned minutid kirri ja kui ikkagi vahetust lastakse toimida, kohtunikud siin natukene ja nüüd saab, noh, näed, Koppel ei jõudnud isegi sekundeidki väravas olla, kui saab kollase kaardi, tundub, et ei tehtud korrektselt seda väravvahtide vahetust. Ja näidati ja Koppelile kollas kaarti, no tulemusse midagi mõjutama peaks. Ei tea, kas see nüüd õige käitumine ka oli, aga noh, samas reeglid on reeglid ja vahet kelle, mis see seis on. Vahetusi tuleb teha korrektselt. Koppel nüüd viskab ette. Palm vahel. Sahharov. Aga ei saa palli kaasa ja Sooaluste rünnakule minemas. Ervin Stühv aitamas. Erik Toom. Jõuab pallini, ei näe. Koppel läheb olukorda sisse ja võtab palli endale. Aga tema sööd Sooalustele natuke pikk. Toom. Toomi löök, aga takerdub see Roosnurmi aegadesse. Nüüd on teine võimalus Toomil kohe tekkimas. Lükkab Sahharovile. Sahharov lööb sealt peale ja lendab ikkagi pall natukene väravast mööda. Erik Toom vasakul äärel. Aniko peale. Esimene on olemas, ei lähe otse õhust lööda, aga hoopis koperdab palli otse kahjuks. Ei saanud seda nahker endaga liiva peal kohe kaasa. Indrimäe. Ilusasti kõksib ette, Sahharov rinnaga avaks tagasi Indrimäele, nüüd on pall ilusasti õhus. Oi, sealt oleks olnud magus mammu kohe panna. No selle asemel Aniko teeb hoopis säärase lahenduse. Koppel ette. Saadakse ka Roosnurm löögile, aga Tammeväli võtab selle ära. Nüüd Cedric väga ilusasti ja kas kohtunikud näitavad hoopis sellist asja, et Cedric on see, kes selles olukorras vea tegi. Ütlen ka minu jaoks oli see natuke arusaamatu praegu, aga kohtuniku otsused on ümberlükkamatud. Kollane kaart sellest olukorrast Cedricule ja nii on. Indrimäe siis 0-5 kaotusseisust. Nõmme Olibeti poolt seda karistuslööki lööma minemas. Indrimäe. Hea Koppel kontrollib olukorda ilusasti, teeb sellise panterhüppekese sinna liiva peale kaasa. Igaks juhuks. Põlved ikkagi vaja liivaseks teha, kui siin paariks minutiks väljakule saad. Ja ei saa Kigasti seda palli kontrolli alla nüüd out. Ja Palm lükkab tagasi Tammevälile. Palm ette, aga ei olnud Rand selleks valmis ja nüüd kas tuleb siit veel 6 ja võetakse ära ja ikkagi võeti ära see pall praegu sealt. Erol Kigast oli lähedal, et lüüa siin 6, aga kapten Aniko Olibeti siin halvimast päästis. Nüüd Aniko uuesti aktsioonis, vasakuga lööb, aga see ei hakka isegi Tander Äkkeri värava poole lendama, sest plokk saadi ette. Sooaluste minemas. On Kigaste alas, mängitakse tagasi. Cedric ei saa nüüd palli kaasa. Rando Rand, no täpselt leiab ülesse Heindare jala. See olukord jällegi 2-1 rünnak, aga leiti ülesse üks ja ainus jalg, mis seal kaitsefaasis seda tööd tegi.
Sooaluste keskele. Cedric nüüd kukub, viga jätkuvalt ei vilistata. No, Rando Rand nüüd vasakuga, aga ikkagi 2 meetrit üle värava. Remmelgas. Jätab Roosnurmele, Roosnurmele on nüüd ruumi, lööb ka. Ei olnud üldse paha löök, Tammeväli peab ikkagi sellise kukkumise pealt käesirutuse tegema, et seda palli nurgalööki lükata. Vaatame, kas seekord tuleb ka mingi avalik kombinatsioon. Nõmmeled ju siin demonstreeris julgelt. Taha posti Kigaste peale, aga Sahharov on vahel. Roosnurm jõuab ikkagi kaitsesse tagasi ja Sahharovi üritus nuhtub. Edvin Stüff nüüd ei saa palli kaasa. Ja selles olukorras keegi on viga saanud. Jäetakse mäng hetkel seisma. Edvin Stüffile kas... 3 sekundit on jäänud selle mängu lõpuni vähemasti tabloo järgi. Ja tõesti Tander-Äkki juhtimas mängu. 3 sekundit siis selle mängu lõpuni veel jäänud ja Nõmme Olipet paneb palli mängu. Sahharovi peale saab ka üritada, aga Koppel püüab selle kerge vaevaga ja mäng läbi. Tander-Äkker võidab kohtumise 5-0. Või siiski. Siin natukene on huvitav see asi, et ei lase kohtunikud seda mängu nii lihtsalt lõpetada. Selles olukorras Indrek Palm saab veel karistuslöögi oskusi näidata. Vaatame, kas 5-1 või 5-0 selle kohtumise lõppseisuks jääb. No, hooaega silmas pidades üks päev kindlasti süstitakse optimismi ja Rando Rand ikka läheb lööma, mitte Indrek Palm, vabandust. Ja Rand. Aga pall libises selle liivakuhja pealt maha. Hetkenne lööki ja sellega kohtumine lõppes 5-0. Tander-Äkker võitis Nõmme Olipeti. Peagi. Oleme tagasi mängudega Augur Enemat ja Saue, meie viimane telemäng. Pärast väikest pausi teie tuleb 15-15, selle algus on, nii et oleme siis tagasi ka meie. On siis tulemas